Anita ka nende julgustavate sõnade eest. Uus aasta on alanud, mul on küsimus, kas keegi tahab uue aasta alguses jagada tunnistust? Ma tahaks annan tunnistus. Jah. Kas ma tohin? Jah. Ma ei ole nagu rääkija, aga mind imelikult kõnetas üks juhtum. Käisin arsti juures ja tagasiteel koju olin Tallinnast bussijaamas, ootasin bussi. Ja see on nii imeline, et istusin rahulikult, sain pileti ära ostetud, istusin. Sinna tuli üks meesterahvas täpselt minu vastu istuma. See oli 40 või 50 pluss. Korralikult riides, aga tundus, et ta oli natuke selline nagu eluhammasrataste vahel jäänud. Istus sinna, vaatab mun otsa, naeratab, ma naeratasin vastu. Siis tuleb viisakalt küsima, et vabandage tahan, et ega teil 2 eurot ei ole, et ma tahaks veel kioskist midagi süüa osta. Kõht on tühi. Mina ütlesin, et ei ole, et kuna ma ostsin viimase eraajast pileti ära. Ma lähen bussi peale. Või vabandage, ma rohkem ei tülita. Aga mul tuli meelde. Mul oli hommikust oli väike pisikene karbikene, oli võileibu kaasas. Tuli see meelde ja mul oli ta sillakotis. Võtsin ta sillakotist välja. Ütlesin selle härrale, mul ei ole küll raha pakkuda, aga ma pakun sulle süüa. Ta annan sulle võileibu. Natuke see pisku, mis mul on, annan see sulle. Ta võttis selle vastu. Ma nägin, kuidas mees lihtsalt hakkas nutma selle peale. Lausa pisarad voolasid mõlemad poolt. Et aga teise, kas teise süüa ei taha? Ütlesin, et ei, ma pigem kannatan, ma olen koju, mul on olemas toit, aga ma pakun seda teile. Ja ta sõi selle ära, minu nähes. Ma andsin talle veel Saaremaa vee ka veel peale juua. Ta oli nii tänulik, siis ta küsis, et ta nägi mu ristikaelast, küsis, et kas te olete kristlane? Ma ütlesin, et südames olen tõesti, et käin ka koguduses. Siis palun tervitage kindlasti neid kogudusi, kus te käite, et teie kogudustes on hea aura. Et see näitab ka seda, et tuleb välja ka inimestes. Et ühesõnaga see, kes oli nii-öelda nälgas ja kellel ei olnud midagi, ma lihtsalt pakkusin seda, mis mul natuke väike pisku oli. Et Jumal on olemas ja armastab meid kõiki, kas seal, kus me parasjagu käime oleme. Ühesõnaga tahan öelda, et hoidke silmad lahti, kus te käite, me iial ei tea, kes vajab meie abi. Amen. Aitäh, väga armas sinust, Erika. See ongi see, mida me oleme kutsutud tegema head. Et, nii on piiblis ka mitmed lood ja eks uue aasta algus on ka teatud määral selline aeg, mil paljud inimesed mõtlevad uutele sellistele algustele ja mida võiks siis uuel aastal teha või tegemata jätta. Ja tehakse erinevaid plaane ja antakse erinevaid lubadusi ja mõeldakse sellele, mida siis tõepoolest võiks sellel aastal teisiti teha. Aga sageli võib ju kohata ka seda, et eelmine aasta on jätnud mõnele inimesele suuresti sellise väsimuse südamesse ja võib-olla on seal pettumust ja valu ja kõike seda poolt ka. Nii et kõik ei astu uude aastasse ka väga rõõmsa ootusega ja väga rõõmsa meelega. Mõni astub sinna väga ettevaatlikult ja võiks isegi öelda, et mõni lausa täiesti kurnatuna. Nii et need erinevad olukorrad nagu selle sama meesterahvas, eks ole, süüa ei ole ja eks kes on nälga kannatanud teavad, et see ei ole sugugi meeldiv olukord. Ma olen nüüd 10. lähen Piindale kohe konkreetselt toidupaki. Väga armas. Aga jah, täpselt just sellesse hetkesse kõneleb Jeesus ka ühe tähendamissõna, mida ma teiega täna tahaks natukene vaadata või jagada ja see on mõnele kindlasti juba tuntav lugu, see on Luuka evangeeliumis, kus on lugu tähendamissõna kadunud pojast. Ma loen selle siit osaliselt siis ette ka. Ja seal on siis lugu, mida Jeesus jutustab ja ta ütleb niimoodi. See on Luuka 15. peatüki alates 11. salmist. Ühel inimesel oli 2 poega ja noorem neist ütles isale, isa, anna mulle kätte see osa varandusest, mis saab minule.
ja isa jagaski varanduse nende vahel, kahe poja vahel siis. Ja juba mõne päeva pärast kogus see noorem poeg kõik kokku ning reisis kaugele maale ja seal olles kaugel maal ta pillas kogu selle oma varanduse ära, mis isa talle oli andnud, elades ohjeldamatult, ütleb piibel. Aga kui ta oli kõik ära kulutanud, tuli sellele maale kange nälg. Me ei tea täpselt, mis maa see oli, aga nälg tabas seda maad ja puudus hakkas ka temale kätte tulema. Ja ta läks ja poetas end ühe sealtmaa kodaniku juurde ning see saatis ta oma väljadele sigu toitma. Ja ta püüdis oma kõhtu täita siis kõtradest, mida sead sõid ja ükski ei andnud talle. Päris karm lugu. Eerik oli lahke ja jagas oma võileiva, aga siin isegi siga ei jätnud midagi järgi, mida oleks saanud see noorem poeg, kes oma vara oli ära tuulanud, sealt hamba alla panna. Aga kui ta siis mõttesse jäi ja seda ikka aeg-ajalt meiegagi juhtub, kui me oleme olukordades, mis ei ole sugugi võib-olla meeldivad, siis vahel jääme meiegi mõttesse. Ja seal selles mõttes olekus see poeg korraga siis ütleb, kui palju palgalisi on mu isal ja neil on leiba küllalt, aga mina suren siin nälga. Ma tõusen ja lähen oma isa juurde ja ütlen talle, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Pea mind nagu üht oma palgalistest. Ja ta tõusis ja asus teele oma isa juurde. Aga kui ta alles kaugel oli, nägi isa teda ja tal hakkas hale ning ta jooksis ja langes poja kaela ja andis talle suud. Võib ette kujutada ilusat pilti isa ja poja kohtumisest. Aga poeg ütles isale, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole enam väärt, et mind sinu pojaks hüütaks. Ent isa ütles oma sulastele, tooge nüüd kiiresti kõige kallim kuu ja pange talle selga ja andke talle sõrmus sõrme ja jalatsid jalga. Ja tooge nuumvasikas, tapke see ja söögem ning olgem rõõmsad, sest see mu poeg oli surnud ja on jälle saanud elavaks. Ta oli kadunud ja on leitud ja nad hakkasid rõõmsasti pidutsema. See on lugu, mis ei kuulu, kuidas öelda niimoodi, ainult piibli aegadesse, vaid see on lugu, mis võib juhtuda igaühega, kes siin päikese all elab. Ka täna, ka uue aasta künnisel. Uus algus algab ikka ausast pilgust oma olukorrale. Vaatan, mis on täna minu olukord ja olen selle suhtes aus. Ja see kadunud poeg, olles seal sigade keskel, teebki seda. Selle poja elu oli jõudnud punkti, kus lootus näis olevat täiesti otsas. Ta oli kaotanud oma kodu, tema väärikus oli läinud, tulevikupildist rääkimata. Ei olnud enam suurt midagi alles jäänud. Ja tänapäevalgi on inimesi, kelle elus on toimunud väga traagilisi sündmusi ja kelle olukord tundub täpselt samamoodi lootusetu ja kellel on tunne, et midagi ei muutu ka alanud aastal. Sageli jäädakse ootama, et keegi teine kuskilt tuleks, astuks selle esimese sammu ja parandaks minu olukorra ära. Keegi mõistaks, keegi saaks aru, kus ma olen. Kui seda ei juhtu, võib olla inimese elus pettumus väga suur, aga miks ta seda siis ei osutanud mulle, kuigi tal võimalus oli. Sageli tõesti jäädakse ootama, aga siit, sellest kadunud poja loost kõnetas mind midagi väga sügavat. Nimelt kadunud poeg teeb midagi, mis on väga oluline. Ta hindab ausalt oma olukorda. Ta ei eita tegelikkust ega süüdista teisi. See on huvitav. Ta oleks võinud ju, ma ei tea, keda taga kiruda ja mida iganes kokku mõelda, aga ta ei tee seda. Vaid ta tunnistab, et midagi tuleb mul endal muuta. Mul omal tuleb midagi selleks teha.
ja see viib teda otsuseni ja siin ta ütleb, ma tõusen ja lähen oma isa juurde tagasi. Uus algus Jumalaga algab sageli just siis sellest hetkest, kus inimene ütleb, nii enam edasi minna ma ei saa. Ma teen ühe otsuse. Ma lähen tagasi. Ja inimese samm on oluline, sest just siis, kui tema selle sammu tegi, astub isa omad sammud poja poole. Ja nii on ka meie elus. Jumal on alati ootamas, alati valmis tulema meile vastu, alati valmis meid aitama. Kui olukorrad peavad muutuma, siis tuleb enamasti esimene samm astuda ikka inimesel endal. Kadunud poeg tõusis ja asus teele. Isa ei teinud seda otsust tema eest ju ära. See õpetab meile, et Jumal ei tee kogu asja ajamist meie eest ära. Vahel mõeldakse, et kui ma olen kristlaseks saanud, siis nüüd kõik Jumal teeb minu eest ära. Aga mõne aja pärast inimene avastab, et Jumal on olemas ja igati väärib austust ja kiitust, aga minu eest tööle ta ei lähe. Minu eest lapsi ta ei kasvata. Ikka tuleb minul need asjad ära teha. Aga see privileeg on, et ma saan neid asju teha koos oma taevase isaga. On otsuseid, mida me peame ise langetama. Otsus pöörduda, otsus paluda andeks, otsus minna tagasi koguduse keskele. See nõuab tõepoolest alandlikkust ja see nõuab ka teatud mõttes julgust. Aga samal ajal näeme, et Jumal ei jää passiivseks. Jah, mina astun need sammud, aga Jumal ka on samal hetkel midagi tegemas. Kui poeg alles kaugelt tuleb, näeb isa teda ja tal hakkab, Piibel ütleb, hale oma pojast. Ja ta jookseb talle vastu, võtab ta embusse ja suudleb teda. Ometi oli ju poeg kogu varanduse mööda ilma laiali prassinud ja teinud asju, mis sugugi isa ei austanud. Aga nähes poega tulevad tagasi, isa süda muutub korraga nii avatuks. Ja eks meil Jumala lastena ka aeg-ajalt võib juhtuda, et istume kuskil, kus me ei peaks võib-olla istuma. Ja siis on olukord raske ja keeruline, ei julge ka tagasi minna või andeks paluda või pöörduda. Ja siis me seal mõtleme, mida teha. Aga siin see poeg on ilusaks eeskujuks. Ma lähen tagasi, ma siiski lähen tagasi. Tunnistan oma pattu isa ees ja Jumala ees. Ja näete, kuidas isa süda avardub ja Piibel ütleb, ta suudleb poega. Need on ühed tolle aja kontekstis eluliselt väga tugevad näited sellest armastusest. Uus algus ei toetu mitte ainult meie sammule. Jah, meil tuleb astuda omalt poolt samm. Aga see toetub eelkõige Jumala armule, mis tuleb meile vastu. Isa tuli vastu. Kujutage ette, kui isa ei oleks tulnud vastu. Ja poeg oleks pidanud ikkagi käima ja käima. Ja ei leiagi lahendust. Aga isa tuli vastu. Kui inimene ei jaksa, kui me tõesti näeme inimesi enda keskelgi, kes on nii kurnatud ja võib öelda, et no tõepoolest ta ei jaksa seda esimest sammugi teha. Mis siis saab? Jeesus teab, et alati ei ole ju inimene suuteline isegi seda esimest sammu astuda. Kui me mõtleme oma elu peale, võimalik, et meie eluski on olnud hetki, kus me tõepoolest on nii läbi, et no lihtsalt ei jaksa. Ei jaksa palvetadagi, rääkimata mõnest sammu astumisest. On olukordi, kus ollakse nii läbi ja nii katki, et ei jaksa enam tõusta ega minna. Kas siis on, kuidas öelda, loo lõpp ja enam ei olegi lahendusi olemas? Ei, ka sellisel inimesel on siiski lootus olemas. Ja sellele vastab Jeesus ühe teise tähendamissõnaga siin eelpool. Ja see tähendamissõna kadunud lambast. Ma loen siit vaid mõned salmid, see on Luuka 15 ja 3-6 salm.
ja siin ütleb nii, siis Jeesus rääkis neile selle tähendamissõna. Missugune inimene teie seast, kui tal on 100 lammast ja ta ühe neist kaotab, ei jäta neid 99 kõrbe ega lähe kadunud järele, kuni ta tema leiab. Ja kui ta on tema leidnud, siis ta võtab tema rõõmuga oma õlgadele ja kutsub koju jõudes kokku sõbrad ja naabrid, öeldes neile, rõõmustage koos minuga, sest ma olen leidnud oma kadunud lamba. Seal ei tule ju lammas ise tagasi. Seal läheb karjane ise otsima, kuni ta leiab. Ja kui ta leiab, võtab ta lamba rõõmuga, piibel ütleb, oma õlgadele. See näitab väga ilusasti Jumala südant. Ta mõistab väsimust, ta mõistab seda eksimust ja seda kurnatust. Ta ei süüdista ega mõista hukka, vaid mida ta teeb? Ta halastab ja ta võtab ja kannab teda oma õlgadel. Just seda mõtleb Jeesus, kui ta ütleb, ma ei taha ohvrit, vaid ma tahan halastust. Matteus 9:13. Ja halastus on üks Jumala perekonna tunnus. Nende tähendamissõnade kaudu saab meile selgeks, milline on Jumala suhtumine inimesse. Jumala perekonda iseloomustab halastus. See, mida Jumal on teinud meile, piibel ütleb ja kutsub meid üles tegema ka üksteisele. Halastus, selle kohta on öeldud, et halastus on nagu üks tugev jõud, mis võidab süüdistuse, kibestumise ja hirmu. See toob andestuse kaudu inimesele südamerahu ja ilma südamerahuta, me teame, on raske elada rõõmsat elu. Kuningas Taavet ütleb väga huvitavalt, hea on issand kõigile ja tema halastus on üle kõigi ta tegude. Ta ei nimeta siin, et hea on issand ära valitutele. Ta ütleb, issand on hea kõigile. Andeks andmine, ega see ei ole alati kerge. Aga just andestamine vabastab meie südame ja avab ukse uuele algusele. Nii meile endile kui ka meie kogudusele uuel aastal. Selline rõõm, see on tunnistus maailmale ka. See on rõõm, mis ei sünni täiuslikest oludest. Neid ei saavuta me arvatavasti kunagi, et kõik oleks täiuslik, vaid see sünnib elust koos Jumalaga. Ma hoian temast kinni ja tema hoiab mind oma õlgadel. Kokkuvõtteks võiks öelda uuel aastal siin künnisel, et väga õige, nii nagu Eerikagi tunnistus sisaldas, märkame neid, kes abi vajavad. Ja aitame nii, nagu meie käel on jõudu teha. Ega me ei suudagi rohkem, nii palju kui jaksu ja võimekust on. Aga kui me sedagi teeme, võib sündida selle tagajärjel ilusad asjad. Ja muidugi, halastame neile, kes on eksinud, nii nagu Jumal on halastanud meile, kes me ise oleme ju ekselnud ja eksinud oma elus. Ja kindlasti, nii nagu sellest ja mõlemast tähendamissõnast tuleb esile, tunneme ka rõõmu. Tunneme rõõmu teineteisest, sest rõõm on Jumala perekonna keel, nii nagu me laulsime ka rõõmust. Nii et mina julgustan meid kõiki astuma sellesse uude aastasse ühe teadmisega ja kindla veendumusega, et uus algus Jumalaga on alati võimalik. Ja see võimalus on avatud tänagi. Lihtsalt panna maha kõik see, mis on meid takistanud edasi liikumast ja öelda, Jumal, siin ma täna olen ja vajan eriliselt sinu armu, et andestada sellele või teisele, et olla avatud südamega ja olla aus ja hinnata oma olukorda. Ja Jumal on kohe meile vastu tõttamas ja rõõmustamas, kui ta leiab, et selline südame igatsus ja soov on inimeses olemas. Nii et need kaks tähendamissõna kadunud pojast ja kadunud lambast kuidagi kõnetasid mind siin selle aasta alguses jälle, kui piibli avasin ja seda lugesin. On üks kallis raamat küll meil, emakeelne piibel ja raamatu aasta veel jätkub. Nii et siinkohal ka üleskutse ikka igal päeval kas või natukene
lugeda piiblit ja võtta üks vaikne hetk palveks ja mõtlemiseks, kus ja mil viisil mina sellel aastal saaksin olla õnnistuseks nendele inimestele, kelle keskel ma elan. Tõuseme ja palvetame veel üheskoos, enne kui mõne laulu veel laulame. Hea taevane Isa, ma tänan sind, et sinu sõna on meie jalale lambiks ja valguseks meie jalgteel ka alanud aastal. Ja nii kõnekad on need tekstid siin piibliraamatus, mis ei ole aegunud ega kuidagi oma väärtust kaotanud, vaid elavad täpselt samamoodi tänapäeval. Ja issand, me palume, et kõik need kadunud pojad ja tütred, kes on ekslemas, leiaksid sellel aastal tee tagasi isa koju. Jumal, sinu arm ja halastus on nii suur, mis andestab ka kõige rängemad eksimused ja vead. Ja nii nagu siin selles loos, isa, sa olid käed avali ootamas neid lapsi tagasi. Jumal, me palume iseendi pärast, et meil oleks seda võimekust halastada ja olla armulised, aga olla ka õiglased, issand. Ja Jumal, anna meile seda vaimulikku tarkust, kuidas olla inimeste kõrval nendele toeks, nende rasketel hetkedel, olla julgustuseks ja kinnitajaks. Tänu sulle, et sina ei mõista hukka, vaid sina osutad armu ja halastust. Õnnista meie armsaid õdesid, vendasid, kes täna meie keskel ei ole, aga usume, et nad on sinu valvsa pilgu all ikka hoitud ja kaitstud. Tänu ja kiitus sulle, et sinu rõõm, issand, see on meie tugevus ja see on meie ramm. Ja seda me soovime, et seda jätkuks ka alanud aastal meile igale ühele. Õnnista meie lähedasi, issand, oma armuga, meie vanemaid, meie lapsi, lapselapsi, vanaemasid, vanaisasid, issand. Palume, et sinu arm kataks ja et sinu vaikne hääl kutsuks ja kõnetaks neid igat ühte individuaalselt, isiklikult. Ja kui me vähegi saame ja oskame, Jumal, siis tahame olla nendele ka ühed head teejuhid. Ja ma usun, et sa aitad meid selles. Õnnista seda Muhu maad ja neid inimesi siin ja Muhu vallavalitsust ja inimesi, kes toimetavad ja askeldavad. Ja et ka nemad võiksid leida tee rahuni, leida rahuni sinuga, issand, oma südames enne kõike. Me usume, et sa kuuled palveid ja vastad palvetele. Amen. Täname issandat siis veel mõne kiituse lauluga või tänulauluga või palvelauluga. Et need on ikka ühed head võimalused Jumala ees seista ja oma süda läbi katsuda. Sweet
amen. aitäh selle osa eest. mul oleks palvesoov. ja muidugi. et vaata Aavo, ma teavad kõik ju. ja. et ma võtsin ta sinna oma unumajja elama, aga sinna tulevad uued elanikud ja ta peaks nüüd välja kolima kevadeks. praegu ma saan olla. lihtsalt tooks selle kogudusena ühel meelel Jumala ette. et tuleks. ta saaks siis omale koha ja. jah, et no ühesõnaga ma pean ilmselt minema. mulle on öeldud, mis see sinu asi on, las ta otsib ise oma. no ilmselt ma pean minema valda. aga ma arvan, et see on see koht, kus sina tõstad nüüd hääle ja meie aitame kaasa paluda. Okay. kallis isa taevas, Jeesuse nimel me tuleme ühisel meelel sinu ette Aavo maripuu pärast. issand, et tal on vaja elamist, issand, sina oled näinud, kuidas ta kõik ta mõtlevad temast halvasti ja kuidas ta on kõik oma vara niimoodi ära laristanud ja mis iganes ta on teinud, aga issand, sina oled armuline Jumal ja sina annad andeks ja tood alati esile võimaluse muutuda. ja kui ta on siin ka käinud ja ega me ei tea, kas ta on päästetud või ta ei ole, aga issand, me palume väga armu tema üle Jeesuse nimel. ja issand, ma hoian sinu poole selles osas, et ta leiaks, et tuleks esile temale üks elukoht Jeesuse nimel, et ta peab sealt ära minema ja sellest praegusest olukorrast, issand, teise elukohta, issand. ma tänan, et tuleb olematust olemisse. Aavole üks elamine, me usume seda Jeesuse nimel, sest meil on usuvaim ja me usus usume, et sina tood esile elamise Aavole ja annad talle armu jätkuvasti sind kiita ja ülistada ja sind tunda, issand. ja saada südamesse see, et ta usub sinusse, issand. tänu Jeesus, issand, ma õnnistan ka vallavanemat ja sotsiaalnõunikut Anneli, et kui mul on mõttes minna sinna valda ja oma mure ära rääkida, issand, et mind ei mõistetaks hukka või et halvasti ei suhtutaks sellesse, vaid issand, et võetakse osa sellest ja võetakse see südameasjaks, et tuleks esile üks korter tema jaoks või elamine Jeesuse nime käes. tänu Jeesus selle eest, issand, ma õnnistan seda vallavanema ja Anneli, Jeesus, sinu nimes ja ma tänan, et see asi on lahendatud Jeesuse nimel. tänu Jeesus selle eest. tänu Jeesus, kui sa oled olnud armuline siiamaani Aavo suhtes, siis me usume sellesse, et sellele olukorral tuleb lahendus. tänu Jeesus selle eest, tänu Jeesus selle eest. Amen. Amen. Ja usaldame Jumalat, küllap tema juhib ja